Pilved on nagunii algusest peale mind paelunud, mitte ainult sellepärast, et nad on ilus atmosfääri nähtus, vaid lapsena aitasid mul pilvede vaatlemine koolitööst pääseda, mis on suurim õnnetus ühele lapsele ju lõppude lõpuks kui kooliorjus, eks ole, ja kui ma sain öelda, et ma lähen õppima Karjamaale, siis tegelikult ma läksin hoopis pilvi vaatama. Et selles mõttes pilved on mind lapsepõlvest peale aidanud ja seal pilvi vahtides ja mitte õppides, vaid raamatuid lugedes, mitte kooliraamatuid. Taipasin ma midagi oma elus, midagi väga suurt ja väga olulist, mis on mind terve elu aidanud. Et vaadates neid valgeid tutsakaid, mis rändavad ilma igasuguste passideta ja piirikontrollideta üle piiride ja ka erinevatel kõrgustel, erineva suurusega, erineva kujuga, sain ma aru, et need tegelased on tõelised vabaduse kehastused. Need on enam-vähem üks ainukesi loodusvarasid, mis ei ole veel ostetavaks, müüdavaks, vahetatavaks kaubaks muudetud, et maapind, millel me kõnnime, on kellegi või millegi oma õhk, mida me siin hingame, on ka juba enam-vähem varsti vaatad ära maksustatud, rääkimata veest, varadest ja juba müüvad nad kuud ja saevad päikestki tükkideks. Aga võt pilvi ei ole keegi veel pannud ahelatesse. Nüüd on need pilved siin omamoodi kuidagi siis vormid võtnud ja väga suure huviga ootan, kuidas see asi nüüd täpselt välja tuleb, sest et näidised on tundub, et on enam-vähem, aga ootan põnevusega.